No kohe ma räägin natukene, mis maksab autoremont Taanis. Mul vahetati ära eile pidurikettad, piduriklotsid, siis vahetati ära veovõll, samal ajal ka lõhuti midagi ära, sest teine käik õieti sisse ei lähe, nüüd ma ei tea, mis seal tehti. Pole autoekspert, ei oska öelda, kas see on kuidagi seotud või ei ole. Siis teist poolt tehti piduriketas, piduriklotsid ja ära vahetati ka generaator. Mul olid kõik oma jupid. Ja ma viisin servisesse, kus ma sain siniselt, mustalt ühesõnaga pool hinda. Ja kõik see töö vist läks kokku. Ma ei tea, ma ei oska täpselt öelda, aga minu arust on kuskil 250 krooni on tund, kui niimoodi siniselt nagu ma sain. Ja see hind tuli kokku, tööhind oli 300 euri täpselt kokku. Et ma ei tea, kas see on palju või vähe, siukse ketaste ja klotside vahetus, pluss veovõll ja kenekas ja endal olid jupid. Ütleme, ainult tööraha oli 300 euri. Ja siis sõitsin teise koha peale, kus mul eile pandi alla poolpidused kummid. Taha üks jooks ja teine jooks siia ette. Ja see läks maksma täpselt 200 euri. Ei oska ka öelda, kas on kallis või ei ole kallis. Te võite muidugi kommenteerida selle kohta, mis ta Eestis maksta võib, kui siuksed poolpidused alla pannakse. Kui neid üldse Eestis alla pannakse, aga ma ei tea. Võib-olla Eestis on siuksed rikkurid, et panevad ainult uusi alla. Aga nüüd, kuhu ma jõuda tahtsin veel ühe koha peale, et eelmine aasta ma vahetasin ära samamoodi ees ja taga pidurikettad ja piduriklotsid ja taha läksid uued supardid. Ja seda mul endal ei olnud ja ma tegin ametlikult selle. Ja see läks mul täpselt maksma 900 euri. Ei oska ka öelda, kas see on palju või vähe, aga jah, 900 euri läks. Ütleme terve ring klotsid, kettad ja 2 supardit. Siia ja teispoole läks uus supard. Ja see läks mul maksma 900 euri täpselt. No 6800, see on peaaegu 900 euri seal, ütleme paar euri alla. Vaadake siia, mis siin on. Lõhe 5 kilosed siuksed. Kohe hakkan neid tegema. Vaat. Tuleb tööle hakata, magada ei saa. Aga jah, ütleme nii, et see autoremont ei ole just kõige vist odavam siin. Ja kui suures naljakas on see, et nüüd ei lähe teine käik sisse, ma ei kujita ette. Seal oli 2 praktikanti ja siis pealik. Ja see pealik ütles mulle, et just siit, kus nad selle veovõlli ära vahetasid, siin on mingisugune asi, mis on ka kergelt pees. Nii et ma ei tea, siuke tunne on nagu, siin on nii raske selle koha pealt, ütleme, lõhuvad rohkem kui teevad. Ja siis see. Nii et jätke meelde, kui sa tahad osaleda selles 1000 euroses reis minu juurde ja sellega kala püüda, siis liitu membershipiga kas või 1 kuuks. Loos toimub ju 24. Nii et selles suhtes on kõik 5+. Nii et liitu 1 kuuks membershipiga 10 euri vist maksab ja alla 10 euri. Ja võid ju tonnise reisi siia, all included lennukipilet ka. Aga eile olid vanurid midagi jälle teinud siin. Ma näen, et nad on sealt maha võtnud. Tüüse uuesti maha võtnud, nagu näha. Ma ei tea, mis nad siin sepitsevad. Eile helistasid mulle, et üleeile või millalgi helistasid, et kõik on korras. Võid merele ära minna, rool peale ja kõik on korras. Aga siis oli üks tulnud selle peale, et
et see tüüset kontrollida ja ma ei tea, mis teema on, nii et kas nad tellisid uue tüüse siia peale, et midagi oleks nagu veel siin puudu, aga põhimõtteliselt on ta valmis. See tehniline osa, kui uus tüüs ka peale tuleb, ma pean keneka panema peale jah, uue. Pole aega, praegu tuleb hakata kala tegema, siis ma teen kalavideosid, kuidas ühest kalast teha 2 erinevat külmasuitsu, kuumasuitsu, marineeritud ja 2 äkilist, nii et siis on teil olemas, kuna hästi paljud küsivad selle kohta. Ma ei tea, mis ta selles siia jätnud on. Mis nad sellega tegid või? See on küll ilusti puhtaks neil tehtud, nad lihvisid selle ju täitsa puhtaks. Mäletate, kui pasane see oli? Nii et väga vinge. See on küll ilusti tehtud neil. Väga ilusti. Aga mul ei olegi jah, ma pean hakkama seda tegema. Siin on need kivisid ka laiali visatud. Ma pean hakkama seda kala tegema. Ongi kõik väga hästi. Teen kala ära ja siis ja nagu te näete, need tulid ju kõik valed. Ma tahtsin, et on mootori rihma ka ära vahetaksid koos veepumbaga, aga kõik on ju vale. Kõik see sett on vale. Mingid asjad sobivad siin sellele minu autole, selle 2-liitrisele. Ja siis üks veovõll tuli vale. Võt selle kohta ma tahaks küll küsida, kellel on aru saamist. See tuli 2 ühesugust veovõlli tuli. Ja siia poole ta sobis. Ütleme juhi poole sobis. Aga teist poole ta ei saa sobida ju. Ta pole ju täpselt, ta on ju, see teine peaks ju vähe pikem olema või ei ole või? Et see on niisugune küsimus suurele ringile, vastake. Ja siis pühapäeval näete, homme ma tulen ju Pootsmaniga siia, Pootsman tahtis ju laeva näha. Homme näete väikse video panen, kuidas Pootsman siis võtab uue paadi vastu. Ja siis saab natukene vaadata. Ja ülehomme panen selle kalavideo sellepärast, et liiga jälle paljud küsivad selle kala kohta, kuidas ma kala teen ja marineerin ja suitsetan ja ma teen niisuguse täiesti kompleksse video, kus on algusest lõpuni, kui vaatate, siis saate teada, kuidas mina teen, ütleme nii, suitsetamist ja kõike, nii et soovige mulle siis head tööd ja ma alustan, vaat nii.